tere siit Euroopa Parlamendist on kolmapäeva õhtupoolik 21. mai juba 2025 ja kuna täna õhtul juba paari tunni pärast peame hakkama tagasi lendama Eestisse, siis kolmapäeva õhtul tuleb võtta see toimekas nädal siit Euroopa Parlamendist infoga, mida tõenäoliselt Delfi ega Postimees ega ERR ei räägi. Sel nädalal olema pidanud lendama 2 korda edasi-tagasi Eesti ja Brüsseli vahet, kuna esmaspäeval ma tulin siia selleks, et osaleda rahvusvahelise kaubanduse komisjoni istungil. Esmaspäeval ma lendasin siia otse Rumeeniast, kuna pühapäeval olid Rumeenias presidendivalimised. Laupäeval õhtul lendasin Bukaresti Rumeeniasse, pühapäeval oli valimispäev. Seda ma üritasin kajastada ka sotsiaalmeedias, seda kohapealset olukorda. Valimisõhtu ei olnud väga positiivne, kuna siis konservatiivsem kandidaat Georg Simion justkui kaotas ja seetõttu ega see emotsioon väga positiivne seal muidugi õhtuks ei olnud. Kas ta nüüd päriselt kaotas või pigem valimised varastati, see on omati küsimus, küll aga nagu Eesti meedia või ka Euroopa meedia räägib, et omavahel võitluses olid Euroopa või läänemeelne kandidaat ja siis justkui nagu mitte Euroopa-meelne, nagu venemeelne. Et see on hästi lihtsakoeline propagandistlik käsitlus meedias, mis alati on, et kui sa ei ole Brüsseli-meelne, järelikult oled Moskva-meelne. Ega ei ole võimalik, et sa oled Rumeenia-meelne või Eesti-meelne või Poola-meelne, et pead olema ikkagi kas koogutama ida või lääne suunas. Ei ole võimalik, et on olemas kolmas tee, milleks on normaalne koostöö Euroopa riikidega, suveräänsus, riigikaitse ja samal ajal teadvustada ohte, mis tulevad nii Brüsselist kui ka kindlasti tulevad Moskvast. Aga selline see propaganda või ükskord on. Presidendivalimiste esimene voor mitu nädalat tagasi Rumeenias, selle võitis härra Simion, kelle erakonna liikmed kuuluvad konservatiivide ja reformistide fraktsiooni siin Euroopa Parlamendis. Tema erakonna inimesed alati hääletavad mõistlike asjade poolt, on see roheäärmususe vastu, range immigratsioonipoliitika poolt, Ukraina toetamise poolt, Venemaa kriitiliselt, aga sellest hoolimata propaganda massimeedias teeb oma töö. Igast esimese vooru võitis Simion ligi 42%-ga ja see vastaskandidaat Bukaresti linnapea, kes kuulub erakonda, mis omakorda siin Euroopa Parlamendis kuulub Renew ehk uueneva Euroopa fraktsiooni, kuhu kuulub ka Reformierakond, kes seisab rohepöörde eest, föderaalse immigratsioonipoliitika eest, föderalismi eest üleüldse Euroopa Liidus. Nii et see erakond, kuhu kuulub siis Bukaresti linnapea, kes oli vastaskandidaat ja kes justkui nüüd praegu võitis, siis see isik sai umbes 20% häältest esimeses voorus, aga nüüd teises voorus sai ta ligi 55% ja härra Simion sai umbes 45% häältest. Aga loomulikult see lobitöö, mis eelnevalt toimus, see oli ikkagi jõuline Rumeenia suunas. Küll Prantsuse president Macron, teised justkui väga Euroopa-meelsed sekkusid otseselt valimistesse ja minu jaoks on see asi ikkagi väga klaar. Ükskõik milliste välisjõudude sekkumine valimisesse on kriminaalne, see on lubamatu. See kehtib nii venelaste kohta kui ka prantslaste kohta. Iga riigi inimesed peavad ise valima endale juhid, endale parlamendiliikmed, endale presidendid, peaministrid ja see ei ole mitte ühegi teise riigi asi öelda, et nüüd parem valige seda, sest see on meile kuidagi sobilikum või meile meeldib rohkem. Aga just see ka Rumeenias toimus. Täpselt nagu toimunud Poolas, kui läbi suurte pingutuste saadi siis võimule liberaalsem peaminister Donald Tusk. Täpselt samasugune sekkumine on alati toimunud ka Eestis valimiste eel selle ajal. Ja see on see topeltmoraal, et kui ühtede riikide esindajad või juhid sekkuvad valimistesse, siis keegi ei julge midagi öelda, et ei või äkki öelda. Aga kui sekkuvad teiste riikide esindajad, siis on suur paanika ja košmaar, et sekkuti valimistesse. Igal juhul väline sekkumine siseriiklikesse valimistesse on lubamatu. Aga igastahes, esmaspäeval lendasin ma Bukarestist otse siia Brüsselisse, et osaleda siis rahvusvahelise väliskaubanduse komisjoni istungil, mis käsitles Ukraina küsimust. Ukraina parlamendist olid ka külalised kohal, et arutada siis praegust Ukraina finantsolukorda, selline paras tund aega heietamist, kus kuskil ei jõutagi otsustega, aga selline ülevaatlik infovahetus käib järjepidevalt siin ka Euroopa Parlamendis. Teisipäeval ehk eile pidin ma lendama tagasi Eestisse, kuna Roelas Lääne-Virumaal oli eakate suurem üritus ja osalesin ka siis meie Keskerakonna Nõmme piirkonna aastakoosolekul erakonna kontoris. Ja täna hommikul ehk kolmapäeva varahommikul lendasin juba kell 6 Brüsseli poole, sest täna tuli meile külla ka külalisgrupp,
33 inimest 3 eri piirkonnast üle Eesti, Tartu linnast, Valgamaalt ja Pärnumaalt Keskerakonna liikmed. Nii et ma pidin seetõttu uuesti ekstra lennama Brüsselisse, esiteks, et kohtuda külalisgrupiga ja teine põhjus on see, et täna meil oli ka poliitfraktsiooni üldkoosolek ja täna ja homme toimub miniplenaar ehk see nii-öelda mini-täiskogu istungid siin Euroopa Parlamendis Brüsselis, mis toimuvad ainult 4 korda aastas ehk kord kvartalis, kus 2 päeva jooksul on siis debatid ja hääletused ja ülejäänud ajal see Euroopa Parlamendi suur saal, täiskogu saal siin Brüsselis on lihtsalt tühi ja vaatamiseks turistidele, just nimelt nendele külalisgruppidele, kes siia külla tulevad. Aga tänasel koosolekul, meil poliitfraktsiooni koosolekul konservatiivide ja reformistide juures suurem arutelu meil läks selle üle, et homme ehk neljapäeval on muidu hääletusel üks Euroopa Komisjoni ettepanek, millega kõrgemalt maksustada siis Venemaalt sisse veetavaid väetiseid. Ja see ettepanek ühest küljest on täiesti arusaadav, et loomulikult, et me ei peaks sõltuma Venemaa odavatest väetistest, kuna esiteks me rahastame sellega Venemaad, mis on nagu olemuslikult vale, ja teiseks sellega Euroopa väetisetootjad, näiteks mida ka poolakad on just välja toonud, et Poolas on ka väetise tootmine, aga neil on tunduvalt raskem konkureerida odava Vene väetisega, mis omakorda tähendab, et poolakad peavad töökohti koondama, tootmist kokku tõmbama ja sellest muidugi loomulikult võidavad Venemaa väetise tootjad. Aga teisest küljest, kui praegu kõrgemalt maksustada siis neid väetiseid, mis tuuakse Venemaalt sisse, siis see paneb hinnasurve peale tarbijatele, põllumeestele, toidutootjatele ja keegi peab selle ju kinni maksma selle vahe või kompenseerima. Nii et see on jällegi teistpidi probleem. Aga üleüldiselt meie poliitfraktsioonis üldine seisukoht oli, et ettepanek on mõistlik, et me ei peakski lubama odavat väetise importi Venemaalt, aga samal ajal on Euroopa Komisjon väga silmakirjalik, mida ma ka ise ütlesin oma seisukohavõtus fraktsiooni koosolekul, et ühest küljest ettepanek on arusaadav ja mina ilmselgelt hääletasin selle poolt, et Venemaalt ei peaks odavat sisse vedama väetist, mis kahjustab meie tootjaid siin Euroopas ja ka Eestis, aga samal ajal Euroopa Liit ise oma rohehullusega on just nimelt raskendanud väetise tootmist Euroopas, kuna näiteks Eesti on Euroopa üks suurimaid turbakaevandajaid ja turbast omakorda toetakse väetist, mis on väga oluline põllumeestele ja toidutootjatele. Aga kui me keelustame rohepöörde eesmärkide nimel turba kaevandamise, siis sellega me vähendame väetise tootmist, mis omakorda lükkab väetise hinnad ülesse, ehk põllumeestel läheb elu kallimaks ja lõpuks maksab selle kinni tavaline toiduostja Prismas või Selveris. Ehk Euroopa Komisjoni enda poliitika on niivõrd kahepalgeline, vastandlik ja silmakirjalik, et me raskendame oma enda tootjate võimekust Euroopas, me lükkame ise hinna ülesse oma rohehullusega, raskendame toidutootmist, toidujulgeolekut ja siis samal ajal, maksustame kõrgemalt Venemaalt imporditavaid väetiseid. Ehk me peame hõlbustama just nimelt oma enda tootjate elu, viima hinnad alla, vähendama regulatsioone ja lõpetama selle rohehulluse ja samal ajal siis ilmselgelt maksustama kõrgemalt Venemaalt imporditavat väetist. Siis oleks see poliitika nagu arusaadav, loogiline ja järjepidev. Igastahes suure tõenäosusega meie fraktsioon enamikus hääletab homme selle ettepaneku poolt, aga samal ajal on meie fraktsiooni poolt ette pandud muudatusettepanekud Euroopa Komisjonile, et kõrgema maksustamise korral meil tuleb ka anda tagatised meie põllumeestele ja toidutootjatele, et me peame tagama ka nende toimetuleku ja mõistliku hinnapoliitika, et me ei peaks siis panema survet põllumeestele sellepärast, et Euroopa Komisjon ajab vastandlikku poliitikat ja on väga silmakirjalik. Homme aga, miks ma tulen täna õhtul Eestisse, on see, et homme varahommikul juba väga vara peale hakkame sõitma Tartusse, kuna Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimub Maalehe eakate festival, kus ma olen kohal ja on kohal ka konservatiivide reformistide fraktsiooni siis esindusametlikult. Ja seejärel kell 5 juba Võrus Kandle kultuurimaja äkki oli. Igastahes reklaamid on üleval ka Keskerakonna lehekülgedel, nii sotsiaalmeedias kui ka kodulehel. Kell 5 on Võrus rahva kohtumine minu ja erakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga, kuhu kõik on teretulnud, kas Võrus või Võru läheduses olevad inimesed. Ja siis on juba tulemas nädala lõpp ja järgmisel nädalal ehk esmaspäeval peame lendama Ameerika Ühendriikidesse meie rahvusvahelise kaubanduse komisjoni delegatsiooni liikmena, kus on meil kohtumised Ameerika Ühendriikide esindajatega senatis ja kongressis ja teemadeks loomulikult tollitariifid, kaubanduspoliitika ja see, kuidas siis Euroopa Liit ja USA peaks läbi saama praeguses pingelises kaubandusolukorras. Esmaspäeval lendama USA-sse ja tagasi saama sealt järgmisel reedel. Nii et eks ma siis annan ülevaate USA-st ka, et mis olukord on ja kuidas seal läheb.
Seniks aga ma soovin kõigile ilusat maikuu jätkumist, ilmad lähevad soojemaks, muru on kasvanud kõrgeks, ma pean ka ise niitma nädalavahetusele mururuttu ära. Olge terved ja taas kohtumiseni!